9. november 2016. Nädal aega on Tartus lumi maas olnud ja nüüd on hommik 8:30, on Tähtvere spordipark ja 850 meetrine ovaal. Vaatame kõigepealt, kuidas siin tingimused on. Siin on näha, et see Saepuru raja osa, kus ma praegu liigun, see on täitsa sõidetav. Ja asfaldile väga ei tasu minna. Siin võib jää ja võib-olla isegi mingi asfaldimühk välja tulla. Ja nüüd tuleb siin selle Saepuru ringi kõige halvem lõik. Siin tõusu peal on veidikene pinnast väljas. Aga üldiselt sõidan praegu Atomikega, mis on mu nii-öelda trenni võistlussuusk. Mitte esimene valik, teine valik ja kannatab päris sõita küll. Kui see kurv veel ära võtta, siis saab rahulikult lume peal lasta. See on üks ebameeldiv koht, veidi on lehti ka väljas. Suundun 1,3 kilomeetrisele sprindiringile, mis asub ovaali keskel. See on esimene tõus ja nagu siin näha on, hommikul on traktor üle käinud, näitan allapoole ka. Ja siin on veidikene rohtu väljas, aga mitte igal juhul liiva, mitte igal juhul kruusa. Veidike laaste ka. Eile õhtul käisin sõitmas. Too oligi võib-olla selle ringi kõige halvem koht. Siin laskudes muidugi peaks vaatama, kus sa lähed. Et ei põrutaks kuskile jää peale või mingi väikese kivikese peale. Nii näete siin teine tõus. Ja see on päris ilusas seisukorras. Ja alla. Jookseb päris kenasti. Siin on vasakule üritatud klassika jälge ajada, aga see on rohkem mulda üles või pinnast üles kiskunud. Nii et üldiselt tulge uisusuusaga. Klassika jälge ei ole. Nüüd viimane tõus ja saabki ring tehtud. Hommikukumas Tartu paistus. Ovaali kõrval ja Dendropargi vahel kulgeb niinimetatud Lauri ring. See on umbes kilomeeter pikk. Valdavalt kulgeb mööda lausikut. Siin on traktor nagu näha veidikene jälle kakkunud sest rohelist välja, sest eile oli maapind tunduvalt valgem, aga kui juurde sajab, muutub ta jälle kindlasti ühtlaselt valgeks. Paremal on näha, et klassika jäljest ei tule mitte midagi välja. Lumekiht on liiga õhukene ja rohi on väljas. Ja nüüd tuleb Lauri ringi kõige halvem koht. Siin on kõvasti lehti väljas. Kui nüüd läheb Emajõe ja Supilinna tiigi äärde, juba võttis kinni alt. Tuleb väga ettevaatlik olla. Aga kui selle lõivu ära saab, siis on kõik tipp-topp jälle. Lauri ringil ootab nüüd ees ainus tõus. Nimetan see Limpa suusakooli tõusus, sest siin on Limpa suusakooli plagud äärtes. On kunstlik tõus tehtud paar aastat tagasi. Ja sinna jääb siis Dendropark. Ja Lauri ringi ainus laskumine. Nagu näete, saab sõita ilus hästi. Olen nüüd otsapidi Dendropargis ja suundun nüüd siis nii-öelda seljaga Emajõe poole olles Tallinna maantee suunas. Ja nüüd seal nõlvadel puude all tulevad tõusud ja laskumised. Dendropargis on veidi vähem kui 5 kilomeetrine ring ja see on selle ringi esimene tõus. Nüüd on siin ka näha, et lehed on veidikene alt väljas, aga mulda ei ole. Ja saab sõita küll.
ja Dendropargi ringi esimene laskumine. Värske lumi on peale saanud, ega ta suurt ei libise, nagu näha. Tõus number 2. See on kõige ebameeldivam tõus. Algus läheb laugelt. Nii, pinnasel ei ole taas viga. Nüüd tuleb selline järsem nukk, kus libisemise faas muutub tunduvalt lühemaks. Ja pärast seda on meil niisugune järeldõus. Ja see venitab päris pikale. Tartu tingimustes pikale, vaid järeldõus. Laskumine number 2. Ja Maaülikooli hoone vasakul. Seal ees puude taga on tiik. See on päris normaalne. Pühapäeval oli see õudukas. Muld väljas ja kivid väljas, lehed väljas. Eks ta veidi ebatasane on, ütleme niiviisi, et algajale soovitaksin ettevaatust, sest lainetab. Tõus number 3. Jälle veidi lehti ja kerge toksimaas. Siin on kõige järsem Dendropargi tõusu nukk. Vaat see siin. Aga annab üles libistada küll. Läheb küll. Ja siis saab kohe laskumisele. Nii. Seda ei pea kartma. Ka see väikese nukiga parempöörja on väga lauge. Nüüd on veidi hüplikuks, et algajad ettevaatust. Tõus number 4. Siin peaks veidike nüüd vaatama, et ei kratsiks alt. Rahulikult ja ettevaatlikult minema. Ei olnud hullu. Ei kriuksunud kuskilt alt suusapõhi. Ja siin lauge on tõus edasi. Veidi lehine on, aga libiseb täitsa normaalselt. Ebameeldiv on see parempoolne kalle, aga igast tingimustest tuleb hakkama saada. Ja laskumine number 4. Ilus pikk sirge. Ja jälle Dendro lausikul tagasi. Tõus number 5. Näeme, et siin on taas lehed, aga need suurt ei häiri. Kinnitan, et muldasid küll ei paista. Ikka võttis veidi kinni ka siiski lehe taga. Vaat nüüd see 5. laskumine. See 5. laskumine on veidike ohtlik. Ei näe siin, mis siin nuki taga on. Et siin soovitan küll suurt ettevaatust. Aga ei ole hullu. Ei olnud siin mulda väljas ega midagi. Siin on nüüd juba tagasi tee nii-öelda spordipargi poole. Kiirutab siin luha pealt üles tõusudele ja alla veel 2 korda. Ja on näha, et luha peal on väga ilus lumikate. Algab eelviimane tõus. Tõus number 6. Algul puude vahelt ja nüüd keeras sinna paremale üles. Siin on jälle selliseid järsemaid kohti, kus on vaja lühemat sammu ja rohkem jõudu. Vaat siin. Siin on lehed üpris väljas. Eelviimane 6. laskumine.
ei maksa väljata, läheb väga ilusasti otse, takistusi ei ole, jookseb kenasti. Viimane 7. tõus. No siin on nüüd jälle oksad puru väljas, siin peab ettevaatlik olema. Vaadake, siin ärge väga libistage, võtke rahulikult ja siin on vasaku all tunda ka veidike, et nagu pinnas võtab kinni. Nii järsemast osast üleval ja nüüd, juba näete, rapsiski saab jälle enam-vähem rahulikult lasta siit üles. Ja viimane ilus laskumine. Väikest hoogu ka. Madal asend sisse ja sõidame alla. Ei mingeid probleeme. Läks väga ilus hästi. Ja nüüd siin on võsa taha ja ongi ligi 5-kilomeetrine ring tehtud. Nii et tulge ja nautige talve seni, kuni seda Eestimaal veel jätkub.